Kui sa täna teed midagi, siis tee seda koos teistega. Tuleb paremini välja, tuleb kergemini välja, tuleb kiiremini välja. Ning enne kui sa seda kõike tegema hakkad, siis võta veidikene aeg maha ja puhka. Sa oled tõenäoliselt teinud juba praeguseks piisavalt või siis lihtsalt aeg-ajalt on mõistlik ikkagi puhata, sest kui sa ei puhka, siis sa ei jaksa edasi teha oma parima võimaliku tulemusega. Ja kui sa punnitad nii-öelda veri ninast välja, siis ei ole sul seda jõudu ka kellegi teisega koos saavutada seda, mida te saavutada tahate. Sellest tulenevaltki siis võta rahulikult, kogu aeg ei pea olema mingisugune tamp taga, vaid vahepeal peab puhkama. See on sinu enda hüvanguks ning selleks, et sa suudaksid ka päriselt panustada. Nagu lennukis öeldakse, et kõigepealt pane hapnikumask endale ette ja seejärel alles naabrile. Sest et kui sina oled ennast tööga ära tapnud, siis ei aita sa mitte kedagi. Ja seetõttu ongi puhkus meile eluliselt vajalik. Ning siis, kui sa oled puhanud, siis võta sõbrad kokku ja sõpradega koos tehes on asjad palju kiiremad, palju lahedamalt ja palju toredamalt saab teha ning kuna nii-öelda ühtsuses peitub jõud ja teistel võib olla mõtteid ka selliseid, mille peale sina ei tule ning selle tõttu võite suuta teha tööd palju kiiremini, palju kergemini ja vähema vaevaga ning alati on hea võtta sõbrad kaasa, kui kuskile minna. Ja nagu üks vanasõnagi on, et kui sa tahad jõuda kiiresti, siis mine üksi, aga kui sa tahad jõuda kaugele, siis mine mitmekesi. Nii et tänase päeva sõnumiks ongi see, et puhka, tee rahulikult ja tehke mitmekesi, siis saavutate tulemuse sellise ühistööna, mis võib-olla üksinda tehes ei oleks päris see ja erinevad mõtted toidavad erinevaid tegusid ning see annab loomingule ja asjadele hoopis teise värvingu ning nii ongi. Puhka, tee koos sõpradega ning usalda elu.